räägime täiendnurga valemitest ja kõigepealt siinus koosinus, seejärel ma teen teise video tangens kotangens. Kui sa tahad lihtsalt vaadata, kuidas neid lahendada, siis ma tegin 2 peatükki YouTube'i sinna videosse, saate vaadata sealt riba pealt. Aga kõigepealt tõestame. Siis meil on selline kolmnurk ABC, täisnurk ja kolmnurk, ehk siis järelikult need trigonomeetrilised seosed seal toimivad. Ja kõigepealt mõtleme niimoodi, et kui meil on see kolmnurk, siis selle nurkade summa peab olema kokku 180 kraadi, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi, see on lihtsalt teada fakt. Ehk siis kui meil on nurk C, siis meil on, mis meil veel on, see nurk on siin alfa, on ju, pluss nurk alfa, pluss siis see viimane nurk, mis on 90 kraadi, see kõik teeb kokku 180 kraadi. Ehk siis järelikult, kui me tahame teada näiteks nurga C suurust, siis see on 180 kraadi, miinus 90 kraadi, miinus alfa. Ehk siis nurk C on 90 kraadi, on ju, sest 180 miinus 90 on 90, miinus alfa. Ja nüüd, kui me mõtleme, et ma nüüd täpsustan, on ju, et see nurk, millest me räägime, on siin. Ehk siis see nurk on 90 kraadi miinus alfa. Ja nüüd, kui me võtame näiteks siinuse sellest nurgast, siinus 90 kraadi miinus alfa, siis mis ta on? Siinus see on meil vastaskülg jagatud hüpotenuus. Vastaskülg meil on A ja hüpotenuus on C. Ja siis võtame ka näiteks koossiinuse nurgast alfa. Ja koossiinus on teatavasti lähiskülg jagatud hüpotenuusiga, ehk lähiskülg tal on A ja hüpotenuus on tema jaoks C. Ja nüüd me näeme, siinus 90 kraadi miinus alfa on A jagatud C-ga ja koossiinus alfast on A jagatud C-ga, ehk siis mis me saame teha, on kirjutada siinus 90 kraadi miinus alfa võrdub koossiinus alfa. Miks me seda teha saime, oli see, et see on täpselt sama ja see on täpselt sama, ehk siis me saime need panna võrduma oma vahel. Ehk siis see on siis, kuidas tõestada seda valemit. Aga nüüd, kuidas seda valemit kasutada? Ehk siis siin meil on need koosinus, midagi ja me tahame saada sellest siinust, on ju. Ehk siis, kuidas seda nüüd teha? Ehk siis selleks, et saada siinust, mis ma teen, on see, et ma kirjutan siinus 90 kraadi, siin peaks ka olema kraadi. Ja nüüd miinus, õigemini teeme kollasega, miinus alfa. Ja alfa on ju siin. Ehk siis see on see alfa. Siin on alfa C ja siin on alfa C. Miinus siis 30 kraadi. Ja mis me siit saame, on, nüüd me lihtsalt arvutame, 90 kraadi miinus 30 kraadi, see on ju 60 kraadi, ehk siis mis meil alles jääb, on siinus 60 kraadi. Ja see ongi lihtsalt see, kuidas ma seda valemit saan kasutada, selleks, et koossiinusest saada siinuseid. Nüüd teeme seda koossiinus ühest siinuse, ehk siis kõigepealt siinus 90 kraadi miinus ja nüüd see siin, see on see alfa nii-öelda selles valemis. Ehk siis 1 kraad ja mis me saame siit arvutamise teel lihtsalt on siinus 90 kraadi miinus 1 kraad, see on 89 kraadi. Ja nii ongi. Ja nüüd viimane, meil on siinus 90 kraadi miinus 84, 84 tuli siit. Ja mis me saame on siinus. Nüüd 90 kraadi miinus 84 kraadi on 6, ehk siis 6 kraadi. Ja see on see, kuidas seda teha. Nüüd räägime ka koossiinusest. Sama asi, aga koossiinusega. Ehk siis jälle koossiinus 90 kraadi miinus alfa võrdub siinus alfa. Ja tõestamine toimub sisuliselt samamoodi. Ehk siis kõigepealt me teame, on ju, et see nurk C on sama, mis 90 kraadi miinus alfa.
sellepärast et kõik nurgad kokku peavad olema 180 kraadi, see nurk on 90 kraadi, siis me lahutame ja saame vastuseks 90 kraadi miinus alfa. Nüüd teades seda me saame, selle esiteks panna kirja 90 kraadi miinus alfa ja lisaks sellele saame nüüd näiteks võtta koosiinuse sellest 90 kraadi miinus alfast. Mis me saame? Meil on koosiinus sellest nurgast, selle jaoks meil on vaja arvutada lähiskülg jagatud hüpotenuusiga. Selle lähiskülg on V, kirjutan niimoodi, lähiskülg ja siis jagatud hüpotenuusiga ja hüpotenuus on meil C. Ja siis samal ajal me saame ka võtta siinuse alfast ja siinus alfast on vastaskülg ehk siis tema puhul ka samuti B jagatud hüpotenuusiga, hüpotenuus on C. Ja ennäe imet, need on võrdsed, ehk siis C võrdub sellega, mis see tähendab, on see, et me saame kirjutada ju koosiinus 90 kraadi miinus alfa võrdub siinus alfa. Maagiline, ehk siis see on see, kuidas tõestada seda valemit. Ja nüüd kasutame seda valemit. Ja ta on analoogne selle, mis ta on, siinuse sulgudes 90 kraadi miinus alfa võrdub koosiinus alfa. Ainus erinevus on see, et nüüd meil on põhimõtteliselt vastupidi. Ehk siis tahame arvutada koosiinust nendest siinustest. Ehk siis meil on koosiinus 90 kraadi miinus alfa. Alfa siin juhul on meil 4, nii alfa siin juhul on 14 kraadi. Ehk siis paneme siia 14 kraadi ja siis me arvutame 90 kraadi miinus 14 kraadi, mis me saame, on 90 miinus 10, see on 80, 80 miinus 4 on 76, ehk siis saame koosiinus 76 kraadi. Järgmisel näitel samamoodi on ju 90 kraadi miinus 73 kraadi. Miinus 73 kraadi, mis me saame, on koosiinus ja nüüd 90 miinus 70 on 20, on ju. 20 miinus 3 on 17, ehk siis 17 kraadi. Ja nüüd viimane, teen sellega kollaseks, siis võib-olla on parem jälgida natuke. Viimane koosiinus 90 kraadi miinus 2 kraadi. 90 miinus 2 on teatavasti 88 kraadi. Võt, ja see on see, kuidas kasutada täiendnurga valemeid siinuse ja koosiinuse korral.